meie tänane teema on seotud siis geenidega. Meie tänaseks külaliseks on geneetika ja personalimeditsiini kliiniku juht doktor Sander Pajusalu. Ja kui teil on küsimusi, siis võite vahele küsida, lülitate oma mikrofonid sisse või annate märku või kirjutate siis chatti. Tere! Tervist! No küsiks siis teie käest, kas geneetiline ja pärilik tähendavad ühte ja sama asja? Ja, et see on selline huvitav küsimus, et siia alguses, et me räägime geneetikast ja geneetilistest haigustest ja siis pärilikest haigustest, et tegelikult see on umbes see sama küsimus, et kas infektsioonhaigus ja nakkushaigus on sama tähenduslikud. Ja vastus on samamoodi, et enam-vähem, aga mitte päris. Et kõik geneetilised haigused ei ole pärilikud, sest kui me mõtleme eesti keeles sõna pärilik tähenduse peale, siis me mõtleme, et see peab päranduma ühest põlvest teise või kuidagi olema nii-öelda perekondlik, et ühes perekonnas mitmel liikmel või midagi sellist. Aga geneetiline saab olla ka nii-öelda ühele üksikule isikule, ta ei pea olema kusagilt pärandunud ja seal võib olla situatsioon, et ta ei lähe mitte kuidagi edasi ka sealt. Näiteks on elu jooksul üldsegi mingi geneetiline muutus tekkinud. Ja miks sellel on oluline vahet teha, on võib-olla samamoodi täpselt nagu see infektsioonhaiguste ja nakkushaiguste mõiste, et kui on ikka nakkav haigus, siis tuleks nii-öelda isoleerida seda patsienti, et seda piirata. Aga kui on lihtsalt infektsioonhaigus, mis kuidagi edasi ei nakka, siis seda saab hoopis teistmoodi käsitleda. Ja samamoodi, et kui me räägime pärilikest haigustest ja pärilikest riskidest, siis me saame neid perekondi nõustada, et kuidas sellega edasi toimetada ja kas saab kuidagi vältida, et seda haigestumist nii-öelda edasi ei läheks või millised vahendid selleks on. Aga kui ta on selgelt, me teeme uuringutega selgeks, et küll geneetiline, aga mitte pärilik, siis on hoopis teised jutud. Selge. Aga kas kõik haigused on nagu geneetilised? Jah, seda on siin pikalt arutatud ja aastakümneid, kui mitte aastasadu, et kumb siis tähtsam on, kas geenid või keskkond ja ühel hetkel tekib see arutelu läheb sinna suunas, et kõik on maru geneetiline ja ikkagi meil looduse poolt ette antud ja siis läheb diskussioon teise äärmusesse, ütleb, et geenid pole üldse väga olulised, et ikka on olulised elustiil ja keskkond ja kõik muud tervisetegurid ja mõjurid. Ja eks alati, kui niimoodi diskuteeritakse, siis see tõde seal kuskil vahepeal on. Et on olulised loomulikult nii geneetilised kui ka mittegeneetilised tegurid paljude haiguste korral. Aga mida ma tahan rõhutada on see, et erinevad haigused on väga erinevad ja nende see geneetiline osakaal või komponent on väga erinev. Et ühes äärmuses on need haigused, mis ongi nii-öelda puhtalt geneetilised. Võtame nii-öelda, et muutus on meie pärilikus aines ja igal ühel, kellel see muutus on see haigus ja kui seda muutust ei ole, siis seda haigust ei ole. See on nii-öelda pluss-miinus vastus. Võib-olla kõige kuulsam geneetikasse puutuv sündroom, Downi sündroom, kõik oleme näinud mõnda Downi sündroomiga isikut, siis kõikidel Downi sündroomidega isikutel on 21. kromosoomi 3 tükki ja nendel isikutel, kellel Downi sündroomi ei ole, on seda 2. See on nii-öelda pluss-miinus, et on me ei ole. On see, et haigused, millel ei ole üldse geneetilist ja pärilikku komponenti. Ja neid on tegelikult vaated veel raskem leida. Et kuna me siin just sellist interaktiivset diskussiooni praegu ei saa arendada, siis seda on raske nii-öelda, muidu ma ütleks, et pakkuge välja mõni haigus, millel ei ole üldse geneetilist komponenti ja siis ma lükkan need kõik ümber. Aga võib-olla teie tahate mulle mõne haiguse siin lihtsalt näiteks pakkuda, mis ei ole mitte kuidagi geneetikaga seotud. Infektsioonhaigus tuuakse näiteks, eks ole, et need on ju mingist viirusest või bakterist. Aga miks on nii, et ühed inimesed haigestuvad rohkem kui teised, kui meil on samad viirused meie ümber? Miks on nii, et üks päev COVIDit väga raskelt, teine väga kergelt? Viirus on ju sama tüvi. Ja tegelikult nakkushaiguste puhul on ääretult palju nii-öelda uuritud ja uuritakse üha edasi seda, et millised on need inimese vastuvõtlikkuse geneetilised komponentid.
kuidas ja on nakkushaigusi, mille suhtes võib olla täielik nii-öelda resistentsus või vastuvõtmatus. Et on inimesi näiteks, kes ka HIV-sse ei jää lihtsalt oma geneetilise eripära tõttu. Ja samamoodi on veel teisigi, on malaaria näiteks, mis on lõunamaades, troopilistes maades levinud haigus, eks ole, sääskede kaudu saab, siis ka osad inimesed ei jää sellesse. Et on, et näiteks, aga see infektsioonhaigus on väga hea pakkumine, aga ma ütleks, et ümber lükatud. Et ma võin siit edasi minna, ma selle arvutada. Teine, mida öeldakse, on traumad. Et kuidas see trauma, eks ole, et jääd auto alla või kukud kuskil suusarajal, et kuidas see nüüd geenidesse nagu puutub. Jällegi ma võin seda selles mõttes ümber lükata, et vaadake, teate isegi, et ühed inimesed kukuvad, murravad oma luud ära, teised ei murra. Ja võt see võib olla juba geneetiline, et kui tugev, milline on trauma tagajärg. Ja veel võib-olla huvitavam nähtus on see, mida on psühholoogid palju uurinud, et kui palju meie isiksusest ja käitumisest on geneetiliselt määratud. Et miks osad inimesed, võib-olla teate isegi, et mõnes perekonnas on millegi pärast kõik on tohutud ekstreemsportlased ja otsivad kogu aeg adrenaliini nii-öelda laksu rahvakeeles. Ja teistest perekondadest nagu üldse ei tõmba selliste asjade järele. Ja nüüd on see küsimus, et kas see on nüüd keskkondlik või geneetiline ja seal on näidatud ka väga selge geneetiline komponent sellistel isiksuse joontel. Ja see ilmselgelt saate aru, et kui on selline suurem riskialdis käitumine, siis nendel ka juhtub rohkem traumasid. Et lihtsalt loomulikult, ega siis kui on ikka piisav trauma ja piisav õnnetusfaktor, siis seal loomulikult see geneetikakomponent on üliväike ja ma ei ütle midagi ja mingid sõjatingimused ja nii edasi, inimene ei saa valida kuidagi, kuhu ta sünnib ja mis seal ümber toimub. Aga lihtsalt sellised väiksed näited komponendid on, et üks näide on veel lihtsalt, mida ilmselt ongi kõige raskem nagu ümber lükata, on nälgus, vaegtoitumine, kui ikkagi süüa ei saa, lihtsalt ei ole seda, siis sellega ikkagi inimesed väga kaua vastu ei pea. Et siin, kui rääkida nüüd haiguslikest toitumishäiretest, siis see on natuke teine valdkond, selle geneetikat on uuritud ja seal võib-olla tuleb midagi, kui ma lihtsalt nii-öelda üksikule saarele või üksikule parvele jätta, siis inimene kahjuks selle ikkagi lõpmatuseni vastu ei pea, ükskõik kui heade geenidega ta. Kas geneetilised haigused on ikkagi nii-öelda vaid lapsea haigused ja avalduvad siis nii-öelda juba sündides? Ja, et see on nüüd selline, ütleme, tunduvalt lihtsam on mõista geneetilist haigust, sellist klassikalist pärilikku haigust, kui ta on lapseeas avaldub. Et me mõtleme pigem niimoodi, et täiskasvanu eas, et siis on seda keskkonnatoimet nagu rohkem, aga tegelikkuses on täiesti puhtaid pluss neid nii-öelda pluss-miinus geneetilisi haigusi, mis võivad avata alles täiesti täiskasvanu eas. Ja selles mõttes, et kahjuks meist keegi kaitstud nende eest selles mõttes ei ole, kui me ei tea seda ette, et on täiesti täiskasvanu eas algavad vorme ka. Aga võib-olla eelmise teema veel väikselt kokkuvõtteks, et tegelikult suur hulk meie tavalisi haigusi jäävad sinna kahe äärmuse keskele, et kas pärilikud või geneetilised või keskkonnatekkesed. Ja seal me räägime geneetilistest eelsoodumustest. Et mingitel inimestel võib olla eelsoodumus üheks haiguseks suurem, teiseks väiksem. Et peaaegu kõik sellised tavalised haigused nagu diabeet või sult või ka vaimse tervise probleemid jäävad sinna kuhugi keskele. Aga ma küsiks, et miks siis ühe pereliikmel nii-öelda võivad olla väga erinevad terviseprobleemid, et kui geenid peaks ju samad olema neil? Ja siin, ütleme, seda on lihtne seda näidet tuua võib-olla just selliste klassikaliste geneetiliste haiguste vaatepunktist, kus üheks selliseks pärandumise vormiks, mida ka keskkooli bioloogias õpetatakse, on dominantne pärilikkus, teine on retsessiivne, aga ütleme, see dominantne on see, mida on lihtne mõista, et mis tuleb põlvest põlve alla, kui see nii-öelda geeniriike on, siis haigus avaldub. Ja väga tihti seda tõlgendatakse kuidagi sellise, et minu perekonnas see on ja siis on kõigil. Aga tegelikult on see alati, et meil on kõiki geene kahes koopias. Ja see tähendab, et me saame ühelt vanemalt ühe koopia, teiselt vanemalt teise koopia ja edasi anname oma lastele samamoodi. Ja see tähendab, et
pereliikmed on küll sarnased, aga mitte identsed oma. Ja võib olla näiteks, kui on selline haigus põhjustav geeni muutus, näiteks mis põhjustab mingit, oletame näiteks südamerütmi häiret, on sellised klassikalised dominantsed haigused, geneetilised, siis võib olla üks laps on selle pärinud, selle muutus ühelt vanemalt, teine laps ei ole seda pärinud, ta ongi täiesti erinev see nii-öelda situatsioon. Ja nende selliste haigustega, mis on siis sellised tavapärasemad haigused, siis seal ka see kombinatsioon, mis me mõlemad vanemad saame juhuse tahtel, võib olla üsna erinev. Ja täpselt samamoodi nagu vahel kaks õde või venda on üsna sama nägu ja vahel on nad täiesti erinevad nägu, siis samamoodi te võite kujutada ka haigusriski, et vahel on need sarnased, vahel on nad erinevad. Ja et need kombinatsioonid on võimalikud. Millised pärilikud haigused on siis Eestis kõige sagedasemad? Ja, et siin tuleb alati natukene alustada selles, et mis asi on haigus. Ja mis asi on selline nagu seisund. Et kui me võtame näiteks palju räägitud täiskasvanu ja laktoosi talumatuse, et inimesed ei talu enam ühest vanusest alates piima, vähemalt sellistes suuremates kogustes. Kui me ütleks, et see on haigus, siis seda Eestis on 25% elanikkonnast. Aga ma pigem ei nimetaks seda haiguseks, vaid see on lihtsalt selline omapära või seisund. Või teine näiteks, ütleme, värvipimedus meestel 8%. Tohutu hulk mehi on tegelikult värvipimedad, et naistel oluliselt vähem, sest see on sellel X-kromosoomil, mida naistel on 2 koopiat ja meestel on 1 koopia, ehk siis naistel see terve koopia nii-öelda kaitseb seda rohkem ära. Aga need on ka sellised, et ma nüüd ei nimetaks neid haigusteks, vaid see on pigem sellised seisundid või omapärad. Et kui me räägime päris haigustest, mis nüüd oluliselt elu raskendavad või mingeid väga suuri riske põhjustavad, siis need pigem päris geneetilised sellised sündroomid, nad on ikkagi väga haruldased. Downi sündroom oli vanasti selline sagedasem, aga nüüd sünnijärgse diagnostikaga on temaga muutunud oluliselt haruldasemaks. Meil on juba olnud aastaid, kui mitte ühtegi Downi sündroomiga last ei sünni, mis veel nii-öelda lähiajaloos ei oleks olnud üldse mõeldav, et neid oli ikkagi 1 paari tuhande kohta. Aga nii-öelda see haigus on muutunud harvemaks. On selliseid, ütleme, 1 paarisajale haigusi, mis väga hullusti elu võib-olla ei raskenda, aga põhjustavad selliseid väga kõrgeid riske, näiteks pärilik hüperkolesteroleemia, kus on ekstreemselt kõrged kolesterooli väärtused, täiesti saledatel, sportlikel, tervisliku toitumisega inimestel võivad seal kolesteroolid olla 8 ja 9 ja midagi sellist. Siis see on näiteks 1-200-le. Et tegelikult ei ole üldse nii haruldane, et kui me mõtleme Tartu suurust linna, siis võite ise arvutada, mitu neid inimesi on ja me geenivaramus, eks ole, on kogutud väga suur eestlaste populatsioon ja teame, et Eestis ka see on 1-200-le ja seal on seda uuritud, et seda on päris palju. Aga loomulikult on rohkem neid, kellel seda ei ole, nii-öelda, et alati peab mõtlema. Nüüd päris sellistest klassikalistest geneetilistest haigustest Eestis üks sagedasem võib-olla on pärilik kuulmislangus. Siis kurtus, mida võiks olla umbes 1000 kanti ja sellised juba veel raskemad, aga õnneks mida me saame ka päris hästi ravida, nagu fenüülketonuuria või tsüstiline fibroos, need on seal 6000, 7000, 8000, aga meil on väga palju geneetilisi haigusi, need on tuhandeid ja tuhandeid erinevaid geneetilisi haigusi, mille sagedust ei oska keegi öelda, sest need on üksikud juhtumid maailmas. Kas näiteks Eestil on olemas nagu nii-öelda oma pärilikud haigused, nii nagu räägitakse Soome kohta, et Soomes on nagu oma pärilikud haigused? Et tõesti, Soome on meile lähedale, mõned võib-olla teavad seda Soome haiguste näidet ja aeg-ajalt öeldakse, Soomest on täitsa omad haigused, on üldse täitsa teistmoodi. Et jah, on grupp haigusi, mida on kirjeldatud Soomes, aga tegelikult, kui meie geenidiagnostika siin Eestis on ka arenenud, siis praktiliselt, et kõiki me oleme neid ka Eestis näinud. Aga oluliselt harvemini. Et pigem Eesti on oma populatsioonilt geneetikalt palju sarnasem muu Euroopaga kui Soomega, aga jällegi soomlastel on eestlased ikkagi lähedasemad kui teised Euroopa rahvad nii-öelda ja seda on ka haiguspiltides näha. Et me pigem ei räägi Eestis võib-olla niivõrd oma täiesti spetsiifilistest haigustest ja küll aga on teada, et mõned geneetilised haigused on sagedasemad meil kui mujal.
Euroopas ja teised jälle haruldasemad, et see on alati selline balanss, et ka soomlastele, et see, et neil on grupp seal paarkümmend oma haigust ei tähenda, et nad maru haiged oleks, vaid neil on väga palju mujal sagedasi haigusi, mida neil pole üldse geneetilistest haigustest rääkides. Ja täpselt, ja Eestis on mõned sarnasem loogika, ühtlasemal tasemel, et näiteks seda sama päriliku kuulmislangust on meil tõestatud, et meil on tegelikult rohkem, kui on mujal Euroopas. Ja on mõned üsna haruldased haigused, mis mujal on üli haruldased, aga kui meie juba paari patsienti näeme, siis see näitab, et meil on nagu tiba rohkem. Et selles mõttes on ta jah huvitav, aga tavaliselt need, mida Eestis on sagedamini, need on ka sagedamini tõesti meie nagu Balti regioonis, et Läti kolleegid ütlevad ka, et neil on seda nagu võib-olla rohkem. Aga mida siis teha, et neid pärilikke haigusi nagu ennetada? Et see on ju tegelikult väga oluline. Ja, et pärilike haiguste ennetamine on loomulikult selline teema, millest peab rääkima nagu kuidas ma ütlen, nagu hästi ettevaatlikult, sest et seda on hästi lihtne stigmatiseerida, et inimesed, kus te siis ennem ei teadnud ja miks te üldse lapsi saite, kui te niimoodi olete ja see on nagu hästi vale suhtumine asja. Aga mida tänapäeva geneetika võimaldab, on tõesti teatud perekondades juba, kus on näiteks sündinud üks päriliku haigusega laps, siis järgnevate raseduste korral seda sünnijärgselt uurida ja siis anda nii-öelda perele see otsustusvabadus nii-öelda, et kas siis sellise haigusega last edasi kanda või mitte. Aga veelgi, ja sellest saab minna veel sammu edasi, et teatud haiguste korral on võimalik siis läbi selle kunstliku viljastamise või katseklaasi meetodi siis valida juba sellist embrüot, millel seda perekonnas teadaolevat riski ei ole. Et me selekteerime, et see on lubatud selles kontekstis, kui me ennetame rasket geneetilist haigust. Niimoodi ei tohi Euroopa põhimõtete järgi valida sugu või valida silmavärvi või mingeid selliseid disainer-beebisid me ei tohi teha, aga me tohime teha raskeid geneetilisi haigusi niimoodi ennetada natukene. Aga loomulikult jah, kahjuks me täna oleme veel selles seisus, kus tavameditsiin oskab pigem ära hoida teiste laste sündi või kui juba perekonnas kellelgi on see probleem, et need esimestega, see on võimalik teoreetiliselt teatud haiguste korral, mis on näiteks retsessiivsed, kus üks koopia tuleb ühelt vanemalt, teine teiselt vanemalt, ja osades riikides seda tehakse rohkem. Eestis on see veel hetkel selliseks laia tarbekaubaks, on see tulevikumudika, aga me kindlasti areneme ka selles suunas. Ja teine on loomulikult praegu kehtivad sünnijärgsed sõeluuringud, mida igale rasedatele tegelikult pakutakse ja mis on siis võimaldanud näiteks kromosoomihaiguste esinemissagedusi oluliselt vähendada. Ja võimalusel siis saab ju teha ka selles mõttes, et kui ei ole näidustust, siis saab teha ju oma raha eest, et selles mõttes, kui rase otsustab. Ja ütleme, ma tahaks rõhutada seda, et selline sõeltestimine on kättesaadav kõigile Eesti rasedatele. Et nüüd küsimus on selles ulatuses või testide valikus, et mida seal tehakse. Et nüüd see uus test, millest palju räägitakse, on see NIPT või Niptify test, et neid tõesti siis osadele on ta haigekassa rahade ees, kui need riskid on kõrgemad, teised saavad seda hetkel siis teha tasuliselt. Aga ma tahan rõhutada, et see tavapärane, mis on kõigile ette nähtud sünnijärgne sõeltestiga on ka väga efektiivne Eestis. Eestis on väga kõrge hõlmatus ja meil on väga head ultraheli-spetsialistid, et see on kindlasti laiem. Aga see on siis tõesti ühte tüüpi geneetilistele haigustele, mida kõik pered jubedalt tahaksid ja see on täiesti inimlikult mõistetav soov, et ma tahan testi, mis garanteerib mulle terve lapse. Ja võt seda me ei saa pakkuda kahjuks, sest neid haigusi on niivõrd palju erinevaid nüansse, aga me saame mõnda sagedasemalt juba ennetada ja sellel on kindlasti tulemused juba käes. Et tõesti. Aga kas geeniteste kasutatakse praegu Eesti haiglates? Jaa, geeniteste kasutatakse ja ma olen maailmas ikkagi töötanud ka mõnes teises riigis, küll mitte arstina, aga tean neid süsteeme, et ma arvan, et Eestis on geenitestide kättesaadavus tegelikult väga hea rahvusvahelises kontekstis. Et Eestis ikkagi üldiselt ütleme, kui on haigus, mis on selge geneetilise põhjusega ja leitakse, et seda testi on vaja selleks, et kuidagi meditsiiniliselt paremini käsitleda või nõustada pereliikmeid, siis need inimesed selle testi saavad ja saavad seda tervisekassa rahastusega. Muidugi see ei ole niimoodi, et ma tahan nüüd seda ja seda, vaid see on ikka arstlik otsus nagu iga teine laboritest.
Aga ma ütleks, et see seis on palju parem kui paljudes teistes riikides. Et meil on laiad geenitestid, mis on kättesaadavad. Jah, arenemisruumi loomulikult on ja võiks olla veel paremini ja kõike muud, aga ma arvan, et tõesti et see on üks koht, kus me tõesti oleme kindlasti maailma tasemel. Aga näiteks, kui inimene tahab nagu omal soovil ikkagi teha neid teste, et tal nii-öelda näidustust ei ole, et kas on ka võimalik teha või kuidas sellega on? Sellega on, et see on natukene keerulisem teema, kui võib-olla esmapilgul tundub. Et Eestis on kõik jube harjunud igasuguste laborianalüüside reklaamidega ja pahatihti ka mingeid geeniteste kuskil reklaamitakse. Geenitestidega on see küsimus, et alati tuleb aru saada, kas me räägime tervishoiu geenitestist, mis on mingi meditsiinilise relevantsusega või see on nii-öelda elustiilitest, mida kuskilt internetis müüakse ja millega tegelikult meditsiinisüsteemil üldiselt midagi väga suurt ette pole hakata või peale pole hakata. Ja see ongi, et neid eristada tavainimesel on keeruline võib-olla kohati, aga see on ääretult oluline see eristamine, sest kahjuks on nii, et mitte kõigele ei ole sellist väga head tõendust tegelikult, et see midagi nüüd määraks ja kas see on eetiline seda kasutada. Ma toon selle näite, et kas me peaksime lapsi treeningutele suunama või trenni tegema suunama vastavalt nendele geneetilistele eeldustele. Et võt sina oled pikama jaoks ja sina oled lühima jaoks ja võt sinul pole üldse geneetilisi eeldusi trenni teha või sporti teha, sinust olümpiavõitjat saa, logele diimani peale edasi. Et kui ma üritan näidata, et tegelikult mis on spordi tegemise mõte ei ole olümpiavõitjaks saada, vaid on tervislikud eluviisid ja neid peaks tegema kõiki ja tegelikult mitte sa ei peaks tegema seda, millest sa hea oled, vaid seda, mis sulle meeldib, et sa ennast liigutaksid. Et mitte lihtsalt ütlema, et mulle sport ei sobi ja ma ei tee, eks ole. Et sellepärast neid on nagu keeruline hinnata. Nüüd teatud teste, loomulikult ka meie kliinik ja on teisi kliinikud, mis pakuvad tasuliste teenustena, mis on päris tervishoiutestid, mida saab teha, aga seal peab alati nii-öelda kaasas käima selline korralik nõustamisprotsess. Et mitte päris niimoodi, et ka meie ei paku niimoodi, et saab minna ja kuskil lihtsalt, et maksad ja saad, et sa pead ikkagi tulema vastuvõtule, siis arst kogub sinult selle suguvõsa info kokku ja räägib ja valib seda testi, sest et see geneetiliste testide maailm paraku on üpris keeruline ja aru saada, kas tegelikult sa testid seda just, mida sul vaja on päris keeruline. Ja sellepärast on see nõustamise tähtsus siin hästi tähtis. Aga kas ja kuhu peaks pöörduma inimene, kui ta kahtlustab, et tal peres on siis pärilik haigus? Kui on päris päriliku haiguse kahtlus ja tundub, et sellega võiks nii-öelda meditsiinisüsteem tegeleda, siis tegelikult on see haigus nagu iga teine ja alustama peab Eesti meditsiinisüsteemis alati perearstist. Ja edasi siis on olemas meditsiinigeneetikud, kes on arstid, nagu mina ise, ehk siis eriarstid, kes on läbinud täpselt samamoodi arstiteaduskonna ja siis residentuuri meditsiinigeneetika erialal ja kliinikumis siis töötab neid üle 10 ja nad töötavad siis geneetika ja personaalmeditsiini kliinikus, millel on siis nii Tartus kui Tallinnas oma vastuvõtud. Aga see on eriarsti vastuvõtt, kuhu siis saab saata kirjaga. Ehk siis keegi peab suunama, et kas selleks suunajaks on siis perearst või mõni teine eriarst. Aga kui inimesel endal on see mure, siis esimene koht on ikkagi oma perearst ja siis edasi vaadata. Ja perearstid saavad meile ka teha e-konsultatsioone, et kui nad ise jäävad hätta selle mõttega, et kas nüüd on vaja saata, suunata edasi või mitte, siis perearstid saab küsida, et ta saab e-konsultatsiooniga nii-öelda küsida meie käest. Meie kliinikus on ka veel selline omaette üksus nagu harvikhaiguste kompetentsikeskus, et kui inimesel on juba teada väga selline haruldane haigus ja ta tahab rohkem infot, siis sinna tegelikult on viis, kuidas saab ka patsient ise pöörduda läbi kodulehe vormi, aga see ei tähenda, et saaks kohe nii-öelda vastuvõtule sealt kaudu, vaid pigem nõustatakse esimesena edasi, et mis selle konkreetse probleemiga teha tuleb ja kui vaja, siis korraldatakse ka vastuvõtlu. Aga kas kõik inimesed võiks nagu geeniinfost kasu saada, Ja, see on hea küsimus. Et tänapäeva kliiniline geneetika on sealmaal, et
enamik inimesi kunagi meditsiinigeneetika vastuvõtule ei satu oma elus. Me teeme küll tuhandeid ja tuhandeid vastuvõtte aastas, et see ei ole päris selline niši asi, et keegi sinna kunagi käinud ei ole. Tõesti, et aastate jooksul siin, ma ei oska öelda, mis protsent rahvastikus meie juurest läbi on käinud, aga ikkagi päris paljud. Aga tegelikult ma usun, et tänases seisus inimesed, kes elavad tervet elu ja millegi üle nagu väga ei kaeba, ega igaüks ei saa geenidest niivõrd väärtuslikku infot. Küll aga, et peaks jubedalt selle pärast muretsema või tormama kuhugi vastuvõtule või otsima mingeid teste ja nende eest ise väga palju maksma. Et tegelikult saab tervena elada nii, nagu on ikka elatud. Aga mis on oluline, on see, et see geeniinfo ja kasutatava geeniinfo hulk tõuseb ja tõuseb ka selles osas, mis on tõesti igale inimesele või võiks anda mingeid selliseid spetsiifilisi soovitusi. Näiteks üks näide on, millest räägitakse aeg-ajalt on ravimite ja geenide omavahelised seosed, et elus ikkagi ravimeid tuleb võtta, et kas ühele sobivad ühed ja teisele teised, et see on nimelt farmakogeneetikaks. Seal on esimesed sellised selged juhised, millal tehakse neid teste ja nii edasi ja mõni inimene saab sellest abi, aga väga paljude ravimite jaoks tegelikult meil ei ole niimoodi, et oleks mingi kindel test, mida peaks ennem tegema või et kellegile nüüd kindlasti ei sobi ja selles mõttes, et ravimeid on ikka kasutatud ja päris sinna ei tahaks ka jõuda, et midagi ei saaks ilma geeniinfota teha. Et võib-olla me kunagi oleme seal, kus seda infot on rohkem juba käega katsutav, aga praegu jah, see idee on, et laiendada seda ringi, kellel võiks abi olla, aga see läheb natuke samm-sammult, et tegelikult ma tahaks tõesti, et muret paha võtta, et ilma geeniinfota saab ka elada tegelikult täitsa hästi. Kas arstid pääsevad geenivaramu geenidoonorite andmetele ligi? Ja, sellega on nüüd niimoodi, et hetkeseis tänasel päeval on see, et arstid ei saa teha päringuid geenivaramule, et minul on selline patsient siin, et mis tema geenid näitavad. Et see ei ole võimalik. Ja see ei ole võimalik väga mitmetel põhjustel ja selleks üks on see, et geenivaramus kogutud siis biopank on ikkagi teadusuuring oma primaalselt fookuselt, mitte tervishoiuuring. Küll aga praegu riik on algatanud sellised suuremahulised personaalmeditsiini projektid, mille eesmärgiks on siis tuua teatud teenuste jaoks geenidoonorite info kättesaadavaks. Aga see ei ole veel päris täna kohal. Aga küll, aga need projektid on käigus ja võib-olla juba järgmine aasta siis esimesed sellised infot tulevad. Ja loomulikult on osad inimesed saanud ka geenivaramust tagasisidet niimoodi projektide näol. Ja tavaliselt on nad ühel hetkel siis selle projekti sees on siis suunamistee siis tavameditsiini. Aga jah, sellist võimalust, et seda ootust, et nüüd lähed oma perearsti juurde ja tema saaks kohe ligi nendele geenivaramu andmetele, et seda hetkel ei ole. Kas saaks teha näiteks selliseid teste, mis näiteks, millised ravimid sobivad igale ühele konkreetselt? Et jah, seda teatud spetsiifiliste ravimite jaoks juba tehakse täitsa rutiinselt, et on siin onkoloogilisi ravimeid ja mõned antidepressantide valikute korral psühhiaatrid on kasutanud seda metoodikat, et tundub, et miski sobi, et siis saada lisavihjeid. Aga ta ei ole nii üldine, et nüüd iga inimese jaoks kohe see oleks, aga see on ka üks tegelikult näide nendest plaanitavatest personaalmeditsiini teenustest, siis nii geenidoonoritele kui teistele, et see saaks üldisemaks kasutuseks. Aga see läheb natukene aega, aga võib-olla lähiaastate perspektiivis juba on rohkem inimesi. Aga jällegi ma tahan rõhutada, et see ei ole niimoodi, et iga ravimi jaoks on meil mingi kindel soovitus. Ja on väga suur hulk ravimeid, mille siis lõhustamine kehas või toime, see ei ole niivõrd geneetiliselt determineeritud, et kõik inimesed üsna ühtemoodi neid taluvad. Et sellepärast selles maailmas on ikkagi väga palju sellist ekspertteadmist ja rolli ja arsti kunsti, ja arstide vastutust, et kuidas neid asju käsitleda. Ja ravimite puhul on meil ääretult oluline on ka see, et paljude ravimite korral saab määrata ravimite kontsentratsiooni veres otse. Ja selle järgi arstid teevad oma otsuseid, et kas on vaja midagi rohkem või vähem. Ja seda tuleb osata siis kombineerida selle geeniinfoga kokku. Võib-olla meie vestluse lõpetamiseks ma siis küsiks, et kas geene saab ravida? Just, et kui meil on geenikliinik või geneetikakliinik, siis peaks ju saama, et ravige terveks. Et geenid
geeniteraapia, kui tõesti selline, et kui mingi geen on vigane ja siis kas me, tänapäevast geeniteraapiat pigem on lähtuvad sellest, et me viime selle terve geenikoopia juurde kehasse, et mitte meid paranda seda ühte geeni ära, kuigi see on ka teoreetiliselt võimalik nii-öelda ja rakukultuurides, teaduslaborites paljudel juhtudel on see nagu tehtav, et sa suudad inimese rakud ära parandada, aga oluliselt keerulisem on ta viia nii-öelda kehasse tagasi. Aga ütleme, mis ma tahan kohe öelda on see, et selliste geeniteraapia vormide ja geeniravi vormide puhul peab see olema väga konkreetne selline klassikaliselt pärilik haigus. Ja osade jaoks need on juba turul. Me kõik teame siin seda SMA-d või laste lihashaigust, mille jaoks ka Lastefond on ikka kampaaniaid teinud erinevatele patsientidele, kus nüüd küll Tervisekassa ühte ravimit, mis ei ole päris klassikalises mõttes geeniravi, aga sinna poole, siis juba rahastab ka täiesti nii-öelda tervishoiuteenusena, et on selle üle võtnud ja neid tuleb üha juurde, et teil siin üks vestlusring oli hemofiiliast, et seal on ka tegelikult geeniravi olemas, mis on nii ülikallis, et ükski meditsiinisüsteem peale seda väga lubada ei suuda ja see on selle geeniravi üks suur miinus, et see hind võib olla nii kolossaalselt, et me räägime miljonitest. Et kuidas ühiskond sellega nagu toime tuleb, et meil võib olla ravim olemas, aga selle kättesaadavus võib olla keerulisem. Aga ma ei taha siin seda muljet jätta, nagu me praegu ei saaks geneetiliste haigustega inimesi aidata. Väga hästi saame väga paljudel juhtudel ja me on ka teisi viise, et see geeniriike on küll olemas, me ei paranda seda ära, aga erinevate ravivõtetega, siin on dieetravid, igasugused teiste ravimitega mõjutamised, mis mitte tüviraku siirdamine, organ siirdamised, mida tehakse nendele patsientidele, sõltuvalt midagi spetsiifiliselt haigusest, me ikka saame neid aidata. Et päris sellist juhtul, me ei saa midagi teha. Vahel paraku nagu selle patsiendi enda jaoks on, aga siis me vähemalt saame perekonda nõustada ja seda ei tohi ka nagu nii-öelda alaväärtustada, et see info perekonnal on ikka väga-väga oluline. Aitäh, et meil on nüüd aeg siis esitada oma küsimusi. Head osalejad, ma julgustan teid, et meil on tulnud siis chati küsimused. Nii, kohe vaatame. Et kuidas te hindate geneetiliste testide tegemise hetkeseisu Eestis? Küsitakse. Just seda ma natuke ka kommenteerisin, et ma arvan, et väga paljudes aspektides on seis väga hea. Loomulikult võib kohati veel parem olla, aga tõesti, et üldiselt ikkagi Eestis, kui patsient geenitesti vajab, siis ta selle tervishoiusüsteemis ka saab. Järgmine küsimus, et kuidas näeb välja patsientide geneetiline testimine Eestis 5, 10 ja 20 aasta pärast? Jah, et geneetikast räägitakse, et seal on üks selline omadus, kui me võrdleme teiste meditsiinis kasutatud testidega, et me vahel nagu oskame tulevikku ennustada, kui me räägime haigusriskidest, et vaadake, et teil on selline geenimuutus, teil on väga suur tõenäosus tulevikus mingi haigus esinemiseks. Et kahjuks see geneetikutele üle ei kandu, et geneetikud ei oska tulevikku paremini ennustada kui teised inimesed. Et elame näeme. Siin on väga suurejoonelisi ideid sellest, et iga inimese geenid on kuskil salvestatud infona ja seda saab niimoodi jooksvalt kasutada, aga need eeldavad ka tegelikult suurt ühiskondlikku kokkulepet ja siin on väga palju andmekaitselisi aspekte, rääkimata finantsilistest otsustest, et kuhu seda niigi piiratud tervishoiuressurssi siis jaotada. Aga et selles mõttes ma tõesti ei oska seda niivõrd ette näha, aga kindel on see, et geneetilised testid muutuvad selles mõttes kättesaadavamaks arstide jaoks vähemalt ja igapäevasemateks ja inimesed harjuvad nendega nii tegema. Et küsitakse ka seda, et kas Eesti riik peaks rohkem initsiatiivi võtma geneetiliste testide. Võtta, ma ei näe Kaire. Üks moment, meil kadus pilt eest ära. Nii, kas Eesti riik peaks rohkem initsiatiivi võtma geneetiliste testimise alal, suuremad näiteks teadusprojektid, personaalmeditsiini rahastamine ja nii edasi? Et loomulikult oma eriala ees seismisena arvan ma, et see on kõige tähtsam asi, millega üldse riigis tegeleda. Aga eks siin on meil palju tehtud ka ja siiski usun, et on ääretult oluline see, et kui meil on mingi info, millest inimesed saavad kasu ja see kasu on nii-öelda tõendatud, siis
siis peab riik seisma hea selle eest, et see kasu oma elanikeni tuua. Et me ja et see oleks nii-öelda, et ei oleks nagu seda situatsiooni, et kui oleks nüüd keegi teinud mingi otsuse teisiti, siis see inimene oleks nagu parema tervisega. Aga need on sellised suured tervishoiupoliitilised otsused ja neid alati neid kasusid näha ja see eeldab ka nagu, et tehakse tarku otsuseid, et jah, elame näeme, aga ma arvan, et riik on palju teinud aga loodame, et tulevikus tuleb veelgi rohkem. Aitäh, et kas on veel küsimusi? Kui julgete, siis lülitage mikrofon sisse. Või keegi soovib kommenteerida, jagada oma kogemust. Tundub, et praegu küsimusi enam ei ole. Et ma arvan, et me võiks nagu lõpetada tänase vestlusringi, et ma väga tänan teid. Ma väga tänan kutsumast. Ja, et oli väga huvitav ja sisukas, et suur tänu, et nägemist. Kõik head.